Tere Anneli! Räägi meile, kes sa oled ja mida sa pakud? Mina olen hambaarst, kellele kõige rohkem meeldib teha laminaate. Üle kõigist hambaraviteenustest ma teen seda kõige parema meelega. Mis asjad need laminaadid üldse on? Laminaat on õhuke hambakate, mis käib siis oma hamba peale. Ideaalis ei pea oma hammast lihvima, aga kui see natuke ette tulev suurus võib jääda häirima, siis on tarvilik see minimaalne lihv. Kui palju lihvitakse enda hammast üldse maha? Lihvimise vajadus sõltub ikkagi sellest, millist esteetilist tulemust me soovime. Et kui see soov on suurem hammas, me ei lihvi üldse. Kui soov on väiksem hammas oma hambast või sama suur, siis tuleb laminaadi paksuse võrra lihvida. Ja laminaadi miinimumpaksus, mida siis peaks lihvima, on vähemalt 0,6 millimeetrit. Et praegu oma hammaste peale vaadates võib tunduda, et mis see 0,6 on, aga suus, kui sa seda reaalselt teed, siis mõni vaatab, et oi, juba on päris palju. Sest sa võrdled sellega, mis sul enne oli. Et kui me tahame näiteks sama suurt laminaati, lihtsalt see hammas on korrapärasema kujuga, ta on valge, siis tuleb ikkagi see 0,6 millimeetrit oma hambast loovutada. Mis on üldse kroonide ja laminaatide vahe? Kroon katab hammast kõigi külgede pealt ja see tähendab, see eeldab ka suuremat lihvi. Mul on selle jaoks tegelikult näidismudelid olemas, ma saan seda näidata. Et krooni all sõna otseses mõttes enamasti see hammas siiski lihvitakse tikukeseks, sest seal on vaja vähemalt millimeeter, 1,5 ikkagi on vaja seda krooni paksust, mida see kroon ei ole võimalik hambatehnikul tervelikult toota. Aga ühesõnaga need kurikuulsad pildid Türgi hammaste kohta, kus hambad hästi peenikseks vilitakse, kas see on siis reaalne? Need on silikkoonkroonid, sinna reaalselt lihvitakse niimoodi. Et see ei ole see, et nad on lihtsalt ebakvaliteetsed? Ei, see ei ole ebakvaliteetne, see ongi arsti töö lihvida. Ja krooni puhul teeb lihvimise vajaduse suuremaks ka see, et meie ei ole paralleelsete hammastega, aga selleks, et kroonid mahuksid peale, hambasillad mahuksid peale, peavad need hambakõndid olema üsnagi paralleelseks lihvitud. See tähendab, et kui oma hammas on kaldu, ma tahan sinna panna krooni, ma pean lihvima krooni paksuse ja selle kalde ka veel. Et seal isegi juhtub selliseid asju, et kui see lihv ulatub hambanärvini, hammas pole juure ravitud, siis see tähendab tegelikult kindla peale juureravi. Kas enda loomulikud hambad kunagi saab laminaatidega tagasi või kui sa hakkad laminaate panema, siis enam enda hammast kunagi tagasi ei saa? Kui laminaat on hamba peale pandud, see peale pandud laminaat, ainult mis katab hammast, ilma lihvimata hammast, nimetatakse ka lumineer, täiesti 100% saad oma hamba tagasi. Lumineer ongi siis see lihvimata laminaat? Lihvimata laminaat, ja sisuliselt on ta lihvimata laminaat, et sel puhul tuleb 100% oma hammas jääb alles. Ei meeldi see lihvimata laminaat, lihvid laminaadi minema, oma hammas on jälle tagasi. Ja kas sina, Anneli, pakud lumineeri ka? Ma pakun lumineeri ka, aga nagu ma ütlen, et selliseid patsiente, kellel lumineer reaalselt ilus suus jääb, neid satub mulle võib-olla 2 korda aastas. Et enamus inimestel siiski on mõningane lihv ja sel puhul tõesti oma hammast tagasi ei saa. Aga tasub tulla kindlasti küsima ja sinu juurde üle vaatama? Tasub kindlasti teha konsultatsioon, tasub kindlasti teha mudelid. See tähendab, et juba tehakse see ettekujutus mudeli peal, nagu sul on selle mudeli peal. Näiteks me plaanisime siin külgmisi hambaid ka, neid praegu ei ole, aga siin mudeli peal juba on, et see suurus saab suus proovitud. Ja siis, kui see suurus on proovitud, sulle meeldib, siis läheb nagu tööks. Ja siis ma näen, kas on vaja lihvida. Ja võin öelda, et siin ka ühelt poolt ma saan võib-olla teha lumineertüüpi, teiselt poolt ei saa, sest et ei mahuritta. Kui me paneksime siia kihi peale, siis see kiht punnitab siit välja. Et kui on sellised välja punnitavad kohmakad, kobakad hambad, need enamasti on tekkinud sellest, et on soovitud seda, et ärme lihvi üldse mitte midagi. Aga siis tuleb esteetikas anda ka järgi, et ma lepin sellega, et nad on suured kobakad. Ma lepin sellega, et nad üle täiuslikud. Ja ma lepin, see täiuslikkus on iga inimese enda silmades. Et muidu ma alati soovitan, et ärge vaadake ainult üksi, et lähete koju nende proovilaminaatidega, last vaatavad teised ka. Et las parim sõbranna vaatab, ema vaatab, isa vaatab, õde vaatab. Kui te tänaval juba komplimente saate, siis järelikult on väga ilusad. See on hästi, on ja. Kas ja kui kaua
laminaat saab üldse suus hoida või kui tihti need vahetama peab? No minu patsientidest kõige esimesed patsiendid oli minu enda assistent ja minu oma õde. Ja nendel on siiamaani. Ja ma olen siis töötanud aastast 98, nii et reaalselt 25 aastat ja tema fotosid me saaksime ka, ma loodan, kasutada. Et ta muidugi. Näha, mul õel oli see probleem, et ta ei taha näidata endast vana fotot, kuna nendel pildidel on ta muidugi väga noor, kui ma need laminaadid talle panin. Et nüüd on ta sealt ümbert vananenud, aga laminaadid on samad. Issand jumal, issand, see on küll super uudis. Mis materjal see laminaat on? Laminaat on niimoodi, et nimetatakse klaaskeraamika portselan. Et see on selline keraamikaplokk, millest siis preesitakse välja see laminaadi algosa ja pannakse portselani kihid peale, mis siis pulbrist vedelikust kokku segatakse. Lähevad keraamika ahju 1000 kraadi juurde. Seal need kihid veel kuni 7 kihti põletatakse peale, et see laminaat loomulik välja näeks. Okei. Aitäh sulle, Anneli. Aitäh selle intervjuu eest. Mul oli väga tore sinuga. Jaa, väga hea, aitäh sulle. Mul oli ka väga tore.